Terekest kah. Ja oh sa issand. Vot see oh sa issand on tänase Baroness Meeri rääkiva raamatu alapealkiri. Ja vot see on vana kuld. Aga mitte see, mida meie raadiost viimastel nädalatel kuulda on vana kulla saate nime all. Eile vabandati küll jah, et meil on ainult üks huumorisaade ja rohkem ei ole, et see ei ole jah küll vana kuld, aga kui see vana kuld otsas on, siis ma soovitan. Terekest kah 69. aastast ja oh sa issand on siis 71. aastast, mis on nagu enne seda, kui need raadiotegijad siin on üldse sündinud. Ja vot see oh sa issand oli see, mis eile toimunud arenguid ja eile kuuldu minus esimesena pähe tuli oh sa issand. Ja täna ma kuulasin ja seda ei ole võimalik vaadata, kuulasin selle YouTube'ist siis ära täielikult ja mulle jäi sealt üks väga hea ütlemine, kui me siin räägime vaiba kloppimisest ja millest tümmast ja millest iganes, vot siis seal oli, kui siis Kiir ütles niimoodi, et no mis muusikat te siin mängite? Tuuda-luudu lutt-lutt-lutt. Tuuda-luudu-lutt-lutt-lutt. Väga hea väljend. Meenutus nagu vanu aegu ja eks ma olin kaunis laps ju sel ajal tegelikult, et see tuudaluudu lutt-lutt-lutt tuleb nüüd nagu siis pähe õppida ilusti. Ja ma ei oskagi kohe, ma panin siia päris palju asju kirja ja ma ei oskagi kohe kust nagu alustada, aga võib-olla alustaks siis nagu sellest, et eile oli meie raadios piimaeri ja sealt kõlas siis piimatoodete reklaame, piimateemalisi laule, mis on iseenesest ju päris tore. Aga kas ta ikka on nii päris tore? Iseenesest teretulnud, tervitatav. Et mingisugune temaatika läbib terve päeva saateid ja muusikavalikut. Pole ju paha. Et seekord oli piimaeri, kas järgmine laupäev on siis tee-eri või kooli-eri, kuna kool on tulemas. Jah, ma siin annan pidevalt ideid, eks ole, jälle järjekordselt. Ja millest aga selle eest ma saan ka vastu päid ja jalgu kogu aeg. Et vot niimoodi. Et muidugi au ja kiitus Sulole selle eest, et pärast minu viimast kriitikat, kus ma ütlesin, et 5 nädala jooksul ei olnud nagu suudetud saatekava täiendada, parandada, siis see järgmisel päeval oli parandatud juba. Siis kui öösel pandi plärtsuga stuudio või see raadio kinni, hommikuks oli lahti tehtud ja siis õhtuks oli see, aga ma ju kogu aeg ka ninapidi ei ole seal, õhtuks oli see saatekava ära parandanud. Tähendab oli kasu, midagi siiski toimus, midagi tehti, kasulikku ka. Aga see on jah nii väike asi, milleks seda vaja on. Kiitus ka selle eest, et kui kuulasin jälle järjekordselt eile seda, üritasin kuulata. Enne 12 üritasin raadio sisse, et kuulata siis, et mulle lubati, et tehakse ilmateate kõll. Okei, teeme selle ringi. Oli ringi tehtud jah. Ja Tiina ilmateade oli jällegi tuleb kiitust avaldada selle eest, et hingamine oli jällegi endine, mitte tugevalt sisse hingamise ei olnud kuulda, hingamine oli endine ja tekst oli jälle kuidagi nagu rõõmsam, ei olnud monotoonne, nagu ta seal varem oli. Kuigi jah, ta ka siin nagu irooniliselt mulle siin vastulauseid esitas, et kui ma enam ei hinga, siis aparaat seisab ja nii edasi, Nojah, peamine on see, et paremuse suunas on asi läinud ja kõik oli okei. Nii. Aga nüüd siis, kui ma panin siis eile enne kella 12, lülitasin siis raadio käima, et kuulame siis, kuidas kas on see ilmateate kõll on siis parandatud. Hommikul korraks panin ma ka käima, aga siis tuli sealt veel ainult vaiba kloppimist.
Ei tulnud ka seda tuuduluudu-lutt-lutt-lutti, vaid tuli vaiba kloppimist. Noh, ja siis enne 12 ja siis parasjagu, mis seal kõlas. Siis kõlas seal üks selline laul, mida ma hakkan siin nüüd kohe laulma. Elus pole alati kõik nali. Elu toob meil rõõme kurvastust. Kuid sageli, kui saatus liiga vali, ma kuskilt pean ju leidma lohutust. Ma võtan viina, sest olen täna kurb. Ma võtan viina, sest pettis mind mu arm ja nii edasi. Vot see laul on olnud ka minu repertuaaris ja see on Valgre. Ja see on klassika, võib öelda, võib nimetada. Vot seda võib nimetada ka vanaks kullaks. Ja kui see laul oli siis eetris ära kõlanud, siis sellele järgnes meie raadio omaniku Sulo Hermleni väide. Kus ta nüüd siin? Kui tädi Inglismaalt kuulis, saab ta jälle väga pahaseks. Aga no mis ma sinna teha saan, kui mind tervitatakse selle looga? Tädi Inglismaalt. Aitüma sulle. Heal lapsel mitu nime. Võib-olla sa unustasid ka suurtes meelesegaduses, unustasid ka minul päris nime ära. Noh, tädi, sinule ei ole ma mingi tädi. Aga nagu ühes teleseriaalis Eestis öeldakse, mingi austus peab ikka ka olema endast vanemate inimeste ja naisterahvaste vastu. Aga no jah, ega seda ei õpetata. Ja kui lastetoas ei ole ka õpetatud, siis ega jah, see kas on või ei ole. Ja minuni on jõudnud isegi kuuldused, et tema tuttavad on talle korduvalt nagu tähelepanu sellele juhtinud, et võiks nagu oma taktikat muuta, aga noh, igaüks ise teab ju, mis tema teeb, see on tema raadio. Ja see on tema õigus. Ja siis, kui ma eile saatega olin nagu siis ära kuulanud ja ma siis kirjutasin talle kaunis öösel ühe nagu e-maili saatsin, siis ta ütles mulle niimoodi, et vastuseks tuli siis, aga mina tahan rahu. Aga mis mina sinna teha saan, et sul on fännid tekkinud ja sinu fännid ja sina ei lase mul rahulikult elada. Minul on fännid, meie raadiofännid. Siinkohal ma tahan kõiki oma fänne tänada, kes te mind fännate. Ja vabandada kõigi meie raadiokuulajate ees, kes peavad seda tsirkust kuulma, nägema. Ühes kirjas ta väitis, et tal olevat tõesti häbi, et ta selle naljaga läks nagu liiale, selle piima ja viina naljaga läks nagu liiale, et tal olevat häbi, aga tundub, et ei ole piisavalt häbi. Aga noh, nagu ta ütles, et tema on rahumeelne, aga minu fännid ei lase temal elada. No kes see tema stuudios siis on? No see oli minu meelest küll Sulohääl, kes nagu ütles, et kui tädi Inglismaalt kuulis, aga sellega asi ei piirdu. Nüüd lähme edasi. Kuna ma ütlesin, et piimaeri oli kosta terve päeva, siis hakkas kostama sealt ka reklaame. Jah, ilmateate kõll oli muudetud. Päris ilus oli. Noh, nagu õhtul oli kosta Martiniga jutuajamisest, et vaheldus on vajalik. Noh, see viitas sellele, et see on nagu vahelduseks, aga kus siis tuleb vana kõll tagasi või noh, ei tea, ühesõnaga see on vaheldus. No, või tuleb varsti jälle uus kõll, no eks me siis näeme, kui me näeme. Ja siis hakkas tulema sealt reklaame. Nopri piimatööstuse reklaame, küll juustuga, küll piimaga. Ja nagu õhtul selgus, et see olevat lausa tiimitöö olnud, et kohe lausa 6 või isegi 7 või 6 vähemalt oli inimest, kes olid sellesse nagu kaasatud ja selles nagu kaasa tegid.
ja noh, seda juustureklaami, mida Tarmo luges, seda oli nagu paar korda kuulda, aga peamiselt tuli siis ka seal, ütleme veel peale keskööd, tuli siis üks selline reklaam, et nopripiim tõmbab iga peo käima. aga mis sorti peod need on, mida nopripiimaga saab käima tõmmata? ma arvan, et need saavad olema beebipeod või mürsikute peod, eks ole, no eelkooli eelikud. Sest koolilapsed juba ka enam piima ei taha ja nemad ka piimaga pidusid enam ei korralda. Seal tulevad juba limonaadid ja Pepsi-koolad ja Coca-Colad ja tegelikult ega need lasteaialapsedki enam seda piima nii väga taha, eks ole. Et kui ikka peod on, siis on ikka kas Pepsi või Coca-Cola või mingisugused muud kihisevad ja moodsad joogid, et noh, piimaga nüüd küll tänapäeval enam eriti mingeid pidusid ei korraldada, et no mis peo see nopripiim siis käima tõmbab, on ju? Mul tekkis lausa huvi, et kui seda nopripiim tõmbab iga peo käima, no mis piim see selline on? Täna ma rääkisin ühe inimesega, kes ütles, et see nopri on kuulus taru ja kuulus piimatootja ja piimatoodete tootja. Ja et see nüüd on siis, et talle tasuta reklaami tehti ja neile olevat see asi väga meeldinud, no ma ei tea, kas see ikka nii väga meeldis, noh tasuta reklaami, no kellele muidugi, no loomulikult meeldib, kellele see ei meeldi, on ju. Aga ma lähen enne veel ühe asjaga edasi. Noh, nagu ma mainisin, et piimaeri oli, piimalaulud, need reklaamid tulid, nopripiim tõmbab iga peo käima. Ja no muudest toodetest oli seal nagu vähem juttu. Et siis oli õhtul oli üks helistaja, Martin helistas, kes kiitis taevani, et väga head reklaamid, väga õnnestunud reklaamid on sul, ainult et kurb on see, et seal Tallinna kandis ei ole vot seda nopripiima nagu ja neid tooteid vist eriti nagu saada. Et noh, see on siis nagu turundus peaks nagu tegelema sellega, et Tallinna kanti ka siis seda piima saab, et Tallinna inimesed ka saaksid oma peo käima lükata selle nopripiimaga. Et noh, minul pole õrna aimugi sellest firmast, et kui mina 15 aastat tagasi Eestist ära tulin, siis nagu sellist, ma ei tea, võib-olla oli, aga noh, minule vähemalt ette ei sattunud. Ja siis hakati lahkama tagamaid, et nojah, et sul tänane ju oli kuidagi nagu selline temaatiline päev ja noh, eks neid tagamaid, eks me siin võime nagu ainult arvata ja noh, siis hakkas vähehaaval tulema neid pärleid sealt. Et noh, eks see oli jah, noh ikka nagu baroness ja piima ja viina ja Inglismaal juuakse teed piimaga ja siis läks üks madistamine lahti. Kas te mõtlete, et mina olen loll või raadiokuulajad on lollid, et ei saa nagu aru või? Kui te võtsite nüüd endale sihikule selle, et minu mainet meie raadios kahjustada. Ja seda teeb Sulo edukalt juba teist nädalat. Siis vaata see väide, eks ole, et Inglismaal juuakse teed piimaga, ei ole minu väide. See oli Sulo väide eelmisel laupäeval, kui ta hakkas ennast õigustama selle peale, et oi, me siin arvasime, et millegipärast, et sulle meeldib viina piimaga juua aga Inglismaal ju juuakse teed piimaga. Mina ei ole poole sõnaga sellele viidanud, selle palli lõi tema ise sinna väljakule. Ja selle peale olen ma ka vastanud, et ei joo mina viina, piimaga ammugi mitte. Ei joo ma ka seda teed, Inglismaal juuakse jah, teed piimaga. Ja ma olen seda öelnud, et selle asemel, et aasida proovige järgi, sest see tõmbab tugevalt seda, kui on ikka kange tee, siis see tõmbab seda parkmaitset tugevalt maha. Ja on päris rahuldav. Ja kui nüüd siis see piimaeri ja noh, see, ma sain aru küll, jah, see oli nagu, noh, ma saan kuidagi nagu sulle ära susata, noh, see oli mõnitamine ja see oli minu maine kahjustamine. Juba teist laupäeva järjest. Ja kui sa arvad, et see sellega piirdub, siis me räägime sellest kuskil teises kohas.
Ja piima joomise kohta nii palju, et piima ma võib-olla mõnele heal kuul joon 3 liitrit kuus maksimum. Mõni kuu ma ei joo võib-olla isegi 1 liitrit piima kuus, sest ma olen öelnud, et ma ei joo ka teed eriti. Ja kui, siis ma joon ibiskuse teed või selliseid ühesõnaga naturaalseid teid, looduslikke teid rohkem, mitte seda inglise teed, eks ole. Ja põhiliselt joon ma kohvi või siis kuuma šokolaadi. Aga nüüd selle kallal, nüüd sellest keerata juba teist laupäeva üles see teema ja pilduda sinna, pikkida sinna sisse, pikkida seda, nagu toitlustuses öeldakse, sinna sisse nüüd baronessi ja piima ja viina ja bla bla bla. No mis see on siis? Nüüd ma lähen selle juurde, mille juurde ma tahtsin natuke varem tulla. Et kes on siis need minu fännid, kes selle lase sul on rahulikult tegutseda, kes on siis need, kes saadavad sinna neid kõlle ja kes teevad neid reklaame, millest Sulo mitte midagi ei tea. Ma julgen siinkohal nüüd välja tuua, võib-olla inimesed ei tea, eks ole, minuni jõudis raadioluba, mis on välja antud Sulo Hermlinile. See on nimeline. See on välja antud 1. juulil 2025 ja see kehtib 3 kuud. Ehk siis järele on jäänud 1 kuu ja 1 nädal. Ja seal on ka mainitud tingimused, millistel tingimustel ja mille jaoks see luba on väljastatud. See on ajutine luba. Nii. Ja see on ka üks sellistest tingimustest on seal kirjas, et programmi sõnasaated on eesti keeles ja levipiirkond on Valga ja Võru maakond. Eile jäi mulle päris mitmeid kordi kõlama sinna mitte kõllid, vaid sellised laused, mis olid ingliskeelsed, sõnalised laused, mis olid ingliskeelsed. Üks oli, et ärge minge tõlke, ma ei hakka siin neid väitma, ärge minge kuhugi, eks ole, ja meie raadio on ikka parim raadio, eks ole. Vaata, need olid nagu ingliskeelsed ja mis nagu peaksid ka nagu eesti keeles siis olema vastavalt sellele loale. Ja ma julgen nüüd, ja siis oli siin milliste ürituste läbiviimiseks, ürituste Valga ja Võrumaa ürituste kajastamiseks oli siis mainitud ka osa üritusi, ma ei hakka neid nimetama siin, millised üritused, osa on toimunud, osad on ilmselt veel tulemas. Milliste ürituste kajastamiseks see luba on nagu väljastatud. Ja siin loa peal ei ole mitte ühtegi sõna sellest, et on lubatud reklaame teha, kas siis tasulisi või tasuta, mitte mingisuguseid ei ole. Mitte ühtegi vihjet ei ole sellele, et selle loa alusel on lubatud reklaami teha. Aga mida eile tehti? Ja mille üle siis nii väga uhke veel oldi? Ja nagu Martiniga jutuajamisest tuli, et tasuta küll, aga et äkki millalgi, et ja meie ei saanud sellest küll midagi ja see oli tiimitöö ja äkki kunagi see Nopri toob meile midagi, Naturas. Äkki tuuakse meile neid tooteid. Ma langesin ise ka oma reklaami ohvriks, et ostsin ja päris head olid ja äkki kunagi tuuakse siis midagi, aga praegu me ei ole selle eest mingit tasu saanud. Aga võt siin ma nüüd julgen öelda, et see on 3 asja. Toon välja. Mida, kui sul on ametlik raadioluba, mida sa teha ei tohi? Ei tohi kellegi mainet kahjustada. Sõnumid peavad olema eestikeelsed. Ja reklaami tegemine, kui seda ei ole tegevusloas märgitud, siis on see keelatud. Ja keelatud tegevuste suhtes on selles seaduses ka vastavad paragrahvid. Aga kui me nüüd räägime sellest, siis millest see asi siis alguse sai, jah? Ma nüüd lasen teile seda videot, mida ma ei ole tahtnud eraldi YouTube'i üles laadida, aga ma lasen selle nüüd eetrisse siin.
sest noh, see on küll kõrvaldatud, aga nagu ma olen öelnud, mul on asitõend selle kohta olemas, kuidas minu sõnu väänati reklaami, mitte reklaami, vabandust, vaid kõlli oma valilised, mis sealt küll eemaldati ja ega mul ei ole vaja 3 korda arvata, kes see oli, nagu Sulo väitis, et talle saadeti. Mul ei ole vaja 3 korda arvata, kes saatis, kes selle kokku miksis. No ja nüüd tulid siin need küljenupud tulid mängu, aga ma võin ju veel korra lasta siis. Topelt ei kärise, nagu öeldakse. Nojah, mina pigem jooksin piima ja ma ei ole siin öelnud, et mina joon piima. Ma pigem jooksin, aga need on erinevatest lausetest kokku miksitud, nii et jah, miksijad ei ole vaja 3 korda arvata. Ja noh, see oli nagu see, et ma ei ole nagu selle vastane, et ega ma pitsis põhja ei sülita, aga viina ei joo. Ma olen öelnud seda, ma viina ei joo. Aga ma olen viinateraapia fänn, eks ole. Minu vanaema oli juba seda viinateraapia fänni, et kui mingi haigus tuli kallale, siis oli esimene asi, oli viin, millega raviti, määriti naha peale, määriti viinasokke tehti jalga. Kui ma hakkan köhima, kui mul tekib köha, siis esimene asi, mis ma teen, ma määrin oma rindkere viinaga kokku, soendan seda ja köha on läinud. Kui mul on kurk valus, ma määrin kurku viinaga, kui mul on käsi õlast valus, ma määrin kätt viinaga või mingisugused liigesed, sest see on kiirem variant, mis võtab valu ära. Ma isegi, kui mulle siin tekkisid maksaga olid mingisugused tohutud näidud olid halvad, siis ma hakkasin ka seda määrima viinaga ja kui näidud läksid alla, siis olid arstid üllatunud, mis sa tegid ja kui ma ütlesin neile, et ma määrin viinaga, siis nad vaatasid mind nagu lolli. Nii et viin on mul kodus olemas seda ja mul on isegi üks selline viinapudel, mis ma ostsin kunagi Absolut vodka, mis ma ostsin selle pärast ja see on mul siiamaani kapis alles, seda ma olen hoidnud, sest see oli limiteeritud kogus ja kõik pudelid on nummerdatud ja kõik pudelid on erikujundusega. Ja kui ma seda nägin, siis ma ostsin selle pudeli selleks, et ma panen selle kappi seisma, ühel päeval läheb see pudel oksjonile, praeguse ajal müüakse ju ka tühje pudeleid, eks ole, mul ta ära ei aura, kork on ilusti peal ja mul läheb ta nagu täiega ühel päeval oksjonile ja see võib mulle päris kopsaka summa sisse tuua. Nii et siin nüüd aasida selle kallal, väänata minu sõnu, mis sai alguse sellest Tiinast. Ja kui ma ütlesin, et viina ja Hiina ei ole ainsad sõnad, mis riimuvad Tiinaga, vaid selle on ka näiteks, see olid esimesed ettejuhtuvad sõnad, näiteks piima ja viima, mis on nagu süütumad. Et minu jaoks kõlas ja kõlab see siiamaani, kas võtame kodus viina üleskutsena alkoholismile. Ja ma tean, mida tähendab alkoholism. Ma tean seda. Ma tean, mida tähendab alkohoolikuga koos elada. Ma tean, kui palju see tekitab pahandust. Ja kui sellest ei taheta sõbralikust, ma tegin selle eelnevalt eetriväliselt, ma juhtisin tähelepanu sellele, aga sealt sain ma ainult mingisugused õigustusi ja kui keegi eelistab seda viina, jooge ometigi, jooge ennast surnuks. Jooge jumala pärast. Aga mina leian, et avalikud nii raadio kui televisioon ei tohiks seda propageerida. Vastupidi tuleks propageerida, kuidas seda vähendada. Aga meie raadio on läinud seda teed, et isegi nagu selles Illar Kohvi selles intervjuus seal isegi ju mainiti kogus ära, et kui teile ei meeldi Illar Kohvi laulud ei meeldi, kaines peaga, siis võtke 100 grammi viina ja hakkavad meeldima.
isegi kogused antakse ette, see on nagu arsti juures, et te peate, noh, aga seda ei öeldud, kui tihti peab võtma 100 grammi, kas 1 kord päevas või 2 kord päevas, see jäi nagu mainimata seal. Sorry. Ja noh, piima sellele nagu ei pööratud tähelepanu, aga hakati pöörama jah, siis nüüd seda piima. No sellest ma siis, kuna jah, eile siis kõlas seal, nad lahkasid seal kaks tohtrit, Martin ja Sulo lahkasid siis neid tagamaid, miks eile oli selline piimaeri, et noh, ja ma ütlen, need on jällegi Sulo väljendid ja mida nad seal väljendasid ja püüdsid siis nagu minu kraesse veeretada. Jah, minu fännid, nagu ta ütles mulle, tema ei tea midagi, minu fännid. Vaata, mina peale selle lõigu, mis ma siin nüüd lasin, ei ole seal meie raadio, ma olen paar korda jah küll stuudiosse helistanud, aga noh, minu väiteid ja minu kommentaare ei ole seal kõlanud, küll aga kõlavad seal ju Sulo kommentaarid. Ja tema on ju see kommimeister seal, kes komme jagab ohtrast, eks ole, ja siis itsitab omast arust niimoodi peenelt pihku. Vaatad, kus ma nüüd jälle tegin ja nüüd sain jälle öelda ja noh, et sul mälu hakkab ära kaduma, et sa mu nime enam ei mäleta ja siis püüad mind tädiks kutsuda. Ja ausalt öeldes mind isegi natukene naerma eile see asi, aga jah, noh, kui me lähme see huumori võtmesse täna, ossa issand. Ma ei saa täna muud midagi öelda, sa issand. Ma tahtsin küll lõpetada, aga no kui ei lasta ja kui te ikka nii ilusti norite seal eetris seda värki, aga mis noh, kõige parem, aitüma Martinile, sest muidu on tal nagu alati, see on saunas tihtipeale, ma ei tea, kas ta seal elabki või, noh alati, kui ta sinna stuudiosse helistab, siis enamuses alati kordi on ta saunas, kas hakkab just leili minema võtma või mida iganes. Ja siis tervitatakse ikka etikaid, antennikaid ja siis tilmatüdrukut ja eile olin mina ka nimekirjas, järelikult on ta minu fänn. Aitüma sulle! Ole sa meheks! Ja tervituslooks oli siis, et noh, ka baronessile sobib see, eks ole, tervituslooks oli sõna on vaba. Muidugi on vaba. Aga mitte ainult teie sõna, minul on ka vaba sõna. Mul on ka õigus vabale sõnale. Et teil Sulo lubab teil oma sõnu vabalt öelda meie raadios. Mina ütlen seda oma YouTube'i kanalil. Igal ühel oma väljundid, oma kohad. Nii et jah, minu jutud ja minu väited on kõlanud minu YouTube'i kanalil, mitte nagu meie raadio eetris. Ja ma ei leia, et need oleks, jah. Ma siin olen öelnud seda, eks ole, et ma olen nagu toetanud seda meie raadiot ja ma olen seda teinud selliselt, et noh, ma olen selle summa ka välja öelnud ja see summa, need olid ainult kulutused, aga intresse tuleb siiamaani mul maksta igakuiselt veel peale. Et see summa kasvab tegelikult. See summa ei piirdu ainult nende summadega, mis ma välja ütlesin. Ja võt, nüüd ma siis näen, eks ole, ma nägin potentsiaali, ma olin sõbra eest. Ja kui meil läksid siis suusad risti, et ühesõnaga, et noh, aitäh, et sa mulle raha andsid, aga noh, nüüd läks katki see raadiosaatja, no las ta siis läks, eks ole, selle asemel, et hakata vaeva nägema ja ametlikult asja ajama, noh, hiljem ta mõtles ringi, jah, et Tartu Margus teeb selle asja korda, ma ei tea, kas ta on korras või ei ole nüüd, aga esimene reaktsioon ja esimesed ütlemised, nii nagu ka selle tooliga, eks ole, nagu mina oleks selle tooli tootnud, ma sain kõigepealt sajatusi, sealt lõpuks tuli, aitäh ja hea küll, see selleks. Et selle kohta öeldakse jah niimoodi, et tee head. Ja saad essu vasta pead. Ja kui sa ikka ei tea mind, vaata, ma võin siin ühe sellise näite veel tuua, et ma olen öelnud, aga ma ei ole rohkemat, ma ei ole avalikult rohkem siin tututanud, täna ma ütlen veel paar juhust siin juurde, eks ole, et korra on
korra oli üks pensionär pöördus minu poole, et kas ma aitaks temal on uut külmkappi vaja, et kas ma aitaks temal välja valida, soovitada temale, millist kappi osta, eks ole. Aga talveaeg oli ja noh, ma tean ju, kuidas pensionäridel need rahad on ju ja noh, autoga oli tal seal probleem ja tal ei olnud raha selle autoparandusekski ja süda on tal ka haige, siis ma saatsin talle 100 eurot, et ta saaks auto ära parandada, et kui on vaja arsti juurde minna, siis ta ikka saaks, on ju. Ja noh, toetasin teda mitmel korral ja siis ta, et külmkappi vaja, ma siis otsisin ühe külmkapi välja, saatsin talle siis erinevad valikud. Mul läks siis nagu süda haledaks, mõtlesin, et kus tal talvel nagu tal on kütet vaja osta ja igasugused muud väljaminekud, et ma ostsin selle külmkapi talle ise ära. Üle 200 euro oli. Ja siis, kui see kapp talle koju viidi, siis ma nagu küsisin ta käest, et noh, kuidas kapp meeldis, ma eeldasin, et mulle öeldakse aitäh. Midagi muud ma ei oleks tahtnud. Aga mulle tuli vastuseks, et noh, mis sa nüüd tahad kiitust või? Kapp on sama ilus nagu meie Mari. Ta kutsus mind meie Mariks, kuna mul oli oma Facebookis oma grupp kunagi. Ja kapp on sama ilus nagu meie Mari. Et mind nüüd võrrelda külmkapiga, no võt selle peale annab ikka juba tulla. Ja noh, selliseid näiteid on teisigi. Nüüd ma toon ühe sellise näite, et ma olen toetanud siin praegusel hetkel ma toetan insuldi heategevusfondis, kuna mul emal oli insult, ma toetan seda. Ma toetanud ka lastehaiglat, aga kui seal lastehaiglas toimusid sellised sündmused, kus vanematel lasti laps käete vahel ära surra ja seal olid mingid sahkermaakerid, siis ma lõpetasin selle haigla toetamise ära. Nii. Aga ma olen siin kurtide ühingut toetanud ja praegu ma toetan võt, nüüd olen mul adopteeritud 2 eeslit. Trisle ja Marko. Kõigepealt siis ma adopteerisin endale selle Trisle, mis on natukene vanem ja siis teiseks veel siis selle Marko. Ja ma hetkel plaanin, et äkki ma adopteerin 3. eesli ka veel. Kui ma seda plaani hakkasin pidama, vaadake neid minu eeslikesi, Trisle on meil eriti kuulus, tema on meil BBC uudistesaates ka esinenud, igavene ulakas siukene, küll päris, no ikka üle 10 aasta juba vana, see Marko on juba 3-4 aastane. Aga ikkagi, kui ma sellest plaanist ühele oma tuttavale rääkisin, siis ta ütles mulle selle peale niimoodi, et oi, ära sa seda küll tee. Eeslid on lollid loomad. Et eeslid on lollid loomad ja sellepärast võib neid pitsutada, sellepärast võib neid valesti kohelda, võib neid töö tegemisega ja koormate vedamisega tappa, eks ole. Aga võt selle kiuste ma just ostsin. Kõigepealt siis selle Trisle ja siis jälle selle Marko. Ja minu väide on siin selline, et ei ole olemas lolle loomi. Loomad on targemad kui inimesed. Ja väita, et eesel on loll loom, ta on kange. Ja ma olen näinud seda, kui eesli takso oli ja kui siis seal üks hästi paks papi istus peal ja siis see eesel lihtsalt keeldus teda mäest üles vedamas, sest ta lihtsalt ei jõudnud. Ta jäi seisma, on ju. Olen ma ka seda näinud, kuidas eeslel jookseb niimoodi, et ma arvasin, et eesel ei oskagi nii kiiresti joosta, olen ma seda ka näinud, on ju. Ja et loll loom on, noh, ma ei ütleks seda, ma ütleks seda, et loomad on targemad. Selle kohta ma toon ka nüüd ühe sellise näite ka, mis on elust enesest. Käisin mina ühel reedeõhtusel Tansulkal. Ma olen siin maininud, käisin Värska sanatooriumi baaris, Retabaar oli ta tol ajal. Ja esines seal reede õhtul ei keegi muu kui Üllar Jörberg. Ja läksime meie siis sinna saali, seal oli lava ja lava, seal oli seina ääres aknaäärne ja seinaäärne. Ja millegipärast sealt akna poolt, sealt lava eest nagu inimesed tantsisid ja sealt seina äärest nagu inimesed ei tantsinud, et võtsid nagu julgustust, nagu just inimene ikka, et kõigepealt on julgustust vaja võtta ja siis võib-olla mingil hetkel läheb tantsima ka. Ja Jarpa, kutsume teda Jarpaks, ütles niimoodi, et järgmise looga lähevad nüüd inimesed ka sealt seina äärest tantsima. Mitte ainult siit akna äärest, vaid ka sealt seina äärest. Ja mitte üks paar ei läinud sealt seina äärest tantsima.
Ja selle peale ütles Jörpa sellise, ma tahaksin teile nüüd rääkida ühe sellise loo. Kui ma hakkasin siia täna tulema, mul on kass. Ja kui ma hakkasin siia täna tulema, siis kass tahtis minuga kaasa tulla. Aga ma ütlesin talle, et ei, sina ei tule, sina mine koju tagasi. Kass keeras otsa ringi ja läks koju tagasi. Loomad saavad aru. Ma usun, et kõik ei saanud aru selle jutu mõttest praegu. Loomad saaks aru. Aga kõik inimesed, selles ei ole ma nii väga päris kindel. Ja see ei ole minu väljamõeldis, vaid see on selline, see ilmselt on nagu hetke ajendil sündinud väide, eks ole, ja ta oskas selle nii ilusti, ta oskas inimesed nii ilusti paika panna, eks ole, et loomad isegi on targemad kui teie seal sõina ääres, kes ei saa aru, mis teile räägitakse. Aga no muidugi, ega keegi sai vägisi kedagi tantsima ajada. Ja kui tantsimisest rääkida, siis tantsimisega on ka niimoodi, et võta, minu jaoks on tantsimine ikkagi tantsimine. Ja need diskod, et diskodega on ka niimoodi, et ma mäletan, kui me 8. klassi lõpetasime, tol ajal oli 8. klassi, kui me selle lõpetasime, siis kooli lõpu õhtul seal oli ka, siis oli nagu disko, siis oli just disko ajastu algamas ja siis oli ka saal oli pime ja värvusmuusika oli seal ja siis 3 klassi oli meil, igas klassis oli 30 õpilast, et kuskil 100 inimese ringis oli meid siis 100 õpilase ringis oli meid siis seal klassis ja õpetajad olid siis ka nagu valves seal, eks ole. Ja nii nad siis tantsisid ja diskot tantsitakse ikkagi nagu mitte niimoodi paaris, vaid niimoodi üksikult seal kareldakse. Ja siis käsitööõpetaja abikaasa oli direktor ja poeg oli veel paralleelklassis käis ja kui me siis sügisel läksime uuesti nagu kooli, siis ta jagas oma muljeid sellest meie lõpuõhtust, kuna tema oli siis seal nagu valves õhtul, eks ole, ja siis ta ütles niimoodi, et ma tahan tagasi tulla selle teie lõpuõhtu juurde, et kui ma tulin saali ja siis ma nägin seda, saal oli pime, valgustatud, muusika mängis kõvasti. Ja siis mul tekkis selline mulje, et ma olen Aafrikas. On kuuvalge öö ja kari ahve kepsleb seal kuuvalgel selle muusikasaatel. Ja see ei ole ka minu väljamõeldus, vaid nii ta ütleski. Eks see oli uus, eks ole, ja ta oli nagu vanem meesterahvas ja tal oli nagu raskem sellega leppida, nii et jah, ta võrdles siis nagu seda diskotantsu ja seda värvusmuusikat ja seda kõike võrdles siis nagu selle Aafrika kuuma ööga ja ahvikarjaga. Ma nii ei tahaks, ma ei tahaks sellega nõus olla, aga ma lihtsalt edastasin selle tema arvamuse, et on ka hullemaid arvamusi kui nagu minu arvamus, eks ole, kui ma olen siin öelnud, aga mul sõna on ju vaba, mul on õigus oma arvamust avaldada. Ma varem olin nagu tagasihoidlikum ja ei öelnud ja kui elu hakkas mulle näitama, et kui sul on ikka midagi öelda, siis ütle ära, sest homme võib olla hilja. Ja ma olen seda, ma teinekord ei tahaks, aga ma ütlen seda selleks, et täna on täna ja homset ei pruugi tulla ja homme võib olla hilja seda öelda. Erinevatel põhjustel. No võt siis niimoodi. Mis me siis nüüd siin veel ära räägime? Ma arvan, et ma sain enamus asju sain nagu öeldud, eks ole. Ja ma tahaksin nüüd siin veel kord nagu lõppu öelda seda, et ja eilses teatas, kus siis Sulo teatas mulle, et minu fännid ei lase temal rahulikult elada, tema küll nii väga tahaks ja ma ju palusin, et sõlmime rahu ja nii edasi ja palus ja. Aga kui sa ikka nii usinasti kogu aeg siin eetris püüad mind mõnitada varjatul kombel ja varjamata kombel ja selliselt minu mainet kahjustada, eks ole, sul ei ole ju vaja eetris, sul ei ole vaja kogu aeg seda tänitada, sul ei ole vaja kogu aeg juhtida tähelepanu sellele ja oma sõnu panna minu suhu, mida sa ise oled öelnud ja siis paned minu suhu, et just kui mina oleks seda öelnud. Ma ei ole öelnud neid asju ja mida ma öelnud ei ole, seda ma omaks ei võta. Nii et nagu ma lõpetuseks ütlen jah seda, et aitäh sulle selle eest,
et mul oli võimalus meie raadiot toetada, aitäh sulle selle eest, et sa mõningaid minu ideid siiski võtsid omaks ja lasid seal neid loosimisi läbi viia ja noh, need auhinnad ja kuna sa nüüd ütlesid mulle, et sul on plaanis siiski minu soovid täita septembri alguses, et see raadio toimetada siis Tartu Margusele lõht toimetada, kellele ma palusin ja tool toimetada ka, kellele ma palusin edasi, et ainuke asi, kui tema ise loobub, see on tema vastutusel. Aga et see on nagu jah, selle sa lubasid nagu see järgmise kuu alguses ja siis mainisid, aga see läheb sulle küllaltki suure lisakulu maksma. No sorry, vaata, seda lisakulu mina sulle küll hüvitama ei hakka. Aga sul on ju nii palju fänne ja sul on ju tiimiga te teete ju reklaame ja kui kõik sinu toetajad, kui kõik sinu fännid ja sinu mõttekaaslased, kes on sinuga ühel mõttel ja sinuga ühel nõul ja kellega te koos üritate nüüd minu mainet seal tümitada, laske käia hoolega. Ma ootan huviga järgmist laupäeva. Siis kui te nüüd vaesekesed ka ei hakkaks, siis äkki te teete ka mingisuguse toetuse. Kui te kas või 10% ulatuses toetate seda meie raadiot summaga, millega mina olen toetanud, siis on ka kõva sõna, siis ma arvan, et meie raadio elaks ju päris hästi. Noh, laias laastus ütleme 2280 eurot, see on 10%, siis sellest oleks nagu 220. Kui iga 220 euroga toetaks meie raadiot, no siis sul elaks ju super. No mis te veel tahate, on ju? Aga ma ei leia, et see summa väike on ja ma tahaks huvi pärast teada, kui suure summaga need teised toetajad sind toetanud siis on. Mul oli palju mõtteid veel enne, kui meil suusad risti läksid. Mul oli valmis ostetud isegi mõningad auhinnad, mis seisavad mul siin ja ma mõtlen, äkki ma pakun seda mõnele teisele raadiojaamale mängude korraldamiseks, et päris huvitavad auhinnad on. Mõningad asjad, millest te võib-olla nagu kuulnudki seal ja mille peale läheks nagu just eriti meedia, muidugi naised ka jookseks tormi, on ju. Vot sellised asju on mul ja nüüd, et siis mind hakata niimoodi mõnitama, küll tädiks nimetama, küll ei tea mida, eks ole. No ma olen tulihingeline toetaja. Aga kui minnakse üle piiri, nii nagu eelmine saade oli üle piiri mindud, siis võin ma olla halastamatu vaenlane. Nii et jätka samas vaimus. Tubli poiss oled, tarkust täis. On sinu pea. Ja nagu sa mulle väitsid, et jah, ma ikkagi täidan ära, kuigi see toob mulle lisakulu ja sellele stuudiomööblile ma leian ka uue omaniku millalgi. Siis vaata, see ei ole mitte niisama leidmine, vaid seda ma ootasin ka eile, et kas siis tuleb mingi väljakutse, et kas keegi teab mingit orbu, kellele see mööbel võiks nagu edasi anda. Seda ma nagu ei kuulnud. Ja see palve on esitatud kindla suunitlusega see mööbel anda kellelegi orvule. Üksikule orvule. Kellel on seda vaja, kellel on elamine, aga tal ei ole mööblit. Et kui keegi teab kuskil kedagi, siis andke meie raadiole teada, et Sulo saaks selle palve täita. Et tema suust ilmselt sellist väljakutset ei tule. Ja peate siis minu jutu järgi nüüd siis seda informatsiooni levitama. Ja andke siis Sulole, seal on tema kodulehekülje peal on olemas info, kuhu saab infot anda, seal on meiliaadress, on telefon, eks ole, et andke see siis teada ja ma hoian ennast asjadega kursis. Ja see mööbel läheb mitte sinu südamedaamile, keda sa nii tulihingeliselt kaitsed ja soosid igal pool, ja oma saadetesse topid isegi, kui ei ole vana kuld, tee see saade, siis tee siis omale see on sinu raadio, tee siis mingi uue saate nimel, kas huumorisaade või mida iganes, kui sul ei ole tõepoolest enam vana kulda panna.
ja sorry, anna andeks, aga sellised muljed on nagu jäänud, et kõik ja muideks tänu sellele nüüd, et ma ei tea, kas ma ei ole nüüd kursis, kas Martin on saanud meie raadiosärgi endale juba, kui ei ole, siis mul on palve, et no kuna sul on, see Martin eile ka mind tervitas, sõna on vaba ja nii edasi puha, mul kohe kõrvad lõikusid ja nina läks kohe niimoodi püsti ja et vähemalt üks fänn on juurde tulnud, keda ma tean, on ju. Et siis tänutäheks selle eest, et võiks siis nagu Martinile ka, kui ta ei ole veel saanud meie raadio särki. Ja no siinkohal ma mainin nagu veel siis ära, eks ole, no kui ta särgi on saanud, võib-olla kellelegi saadeti postiga, ma mäletan, et kes see oli, ma ei mäleta, aga kellelegi saadeti postiga see särk millalgi. Ja võib-olla on Martin juba selle saanud, aga noh, seal on ju veel, seal on müts ja seal on kruus ja seal on pastakaid ja need asjad ei tulnud Hiinast, vaid teate, need asjad on kõik, eranditult kõik asjad minu käte vahelt läbi käinud. Kõik. Need pastakad, need mütsid, need kruusid, need särgid, ma olen neid lahti arutanud, ma olen neid pakkinud omamoodi, need ei ole Hiinast tulnud läbi, no jaa, Hiinast on särk on tulnud, Hiina toode, nagu meil paljud asjad, aga trükitud on need kusagil mujal, mitte Hiinas. Ja kõik asjad on minu käte vahelt läbi käinud. Ja vaata, seda sa ei julgenud välja öelda, eks ole, ütlesid, sul on toetaja, need tulid Hiinast, üks toetaja organiseeris, ei tulnud Hiinast. Nii et kõik, kes te kannate meie raadio särki või joote meie raadio kruusist, siis teadke, et kõik need on ka minu käte vahelt läbi käinud, mitte ainult Sulo käte vahelt. Need ei ole otse Hiinast tulnud kellelegi saadetud edasi, vaid need on kõik, eranditult kõik on läbi minu kätte käinud. Vot selline halb inimene olen mina teie arvates. Ja mul on hetkel küll üks teine asi pooleli, keda ma nagu toetan, aga pole välistatud, et ma ühel päeval pöördun mõne teise raadiojaama juurde tagasi ja hakkan mõnda teist raadiojaama siin võib-olla toetama ja noh, need auhinnad, mis mul on siin muretsetud, võib-olla lähevad need kellelegi teisele edasi. Ja võib-olla siis ma teen omalt poolt ka sellise üleskutse, et meie raadio on läinud nagu siis sellele, on väga head reklaami teinud ühele firmale, Nopri piimatööstusele ja võib-olla tuleb veel teisigi, kes on tasuta reklaamist huvitatud meie raadios. Et pöörduge sinna ja siis saate tasuta reklaami seal, nad on hästi, neil on oma tiim ja nad oma tiimiga panevad teile kiiresti kohe hea reklaami kokku, nii et no mida veel tahta. Vot selle peale nüüd ma kujutan ette, mõned ütlevad ka, sa issand. Ja ma ei hakka enam mingeid veksleid välja andma, sest ma olen öelnud, et ma loodan, et see on viimane, aga nad teate, kui ikka nii ahvatlevalt eetris jälle siin su kõlal meelitatakse sinu käest, et no tahad mängida, mängime siis. Aga kes reeglid kehtestab? Reeglite kehtestamisega on niimoodi, et paraku on seal ka seadused taga ja mina oskan seadust ka lugeda. Ja vaatame siis, kes võidab. Kus võidab. Ja kui palju kellelgi fänne on. Siinkohal veel kord. Tänud kõigile fännidele, meie raadio fännidele eriti. Ka minu YouTube'i fännidele, kes vabandan ka nende ees, eks ole, kes peavad nüüd seda draamat ja mida iganes või kuidas seda sõda või kuidas seda nüüd nimetada. Meie raadiokuulajad niisamuti, kes peavad kuulama neid mitmemõttelisi repliike ja see, millist imidžit mulle Sulu tahab nüüd külge kleepida, milline paha tädi mina olen. Jah. Eetris kõlas vaikus. Piinlik vaikus. Ja ma saaksin lõppu öelda seda veel, et öelda võib otse ja öelda võib mööda. Kuidagi moodi kõike võib öelda.
valet ja palju. Mul ei ole see täpselt enam meeles, maailmas öeldakse pagana palju. Kuid kõige öelduga maailm ei kaota mõtteid, mida öeldakse ütlemata. Mõned mõtted ma jätan täna ütlemata, midagi peab järgmiseks korraks ka jääma, sest kui ikka ilusti jälle nädala jooksul mulle siin küsitakse ja siin mulle inspiratsiooni antakse jälle uue jutuka jaoks ja mul on veel üht-teist varuks, ma ei ole kõike veel nagu kaarte nagu lauale pannud, et mul on veel üht-teist, et siis jätkame seda. Ja võt see oleneb juba nüüd tõepoolest, kas sa tahad lõpetada või ei taha lõpetada. Kui sa tahad jätkata, siis jätkame Ja kui sa tahad lõpetada, siis lõpeta minu mõnitamine. Lõpeta minu nime mainimine nii ühel, teisel, kolmandal või varjatud moel ja mulle oma sõnade minu suhu toppimine ja lahkamine oma helistajatega, aga neid helistajaid eile ka nagu väga eriti ei olnud, et Martin oli nagu minu meelest ainukene ja Marianne oma mehega seal tervitasid vastamisi ja Kohvi-Illar loomulikult tema tervitused läksid eetrisse seal, aga eriti neid tervitajaid nagu ei olnud seal. Aga loodame, et neid tuleb nüüd kohutavalt palju juurde. Sest see paha paroness tuleb sealt ikkagi korralikult välja süüa ja aita talle teha ja parast talle, et ta raiskas raha. Ja mis ta siis laristas selle, mis ta siis toetas, ega keegi ju ei käskinud, on ju. Ja toetage teie ka. Nii et üleskutse nüüd kõigile, et toetage meie raadiot, kuna sul on raskes olukorras, ta peab nüüd minu palvete täitmiseks, on tal erilised väljaminekud, toetage teda ja aidake tal need kulud kanda. Aga mina ei saa enne rahu, kui need minu palved on täidetud ja need on õigetele omanikele jõudnud. Ja muidugi seda ma tean, kellele need 3 asja, mis lubati septembri alguses viia, kellele need lähevad. Aga seda stuudiomööblit, see diivanilaud ja laualamp, eks ole, vot seda 3 asja, vot seda orbu ma tahaksin ka teada siiski, kes see oli ja kellele see läks. Et see on õiglasem. See on õiglasem. Ja ma ei ole sellist asja enne teinud, et ma annan kellelegi midagi ja siis ma võtan tagasi. See ei ole tagasivõtmine, vaid see on edasiandmine. Ja edasiandmine kellelegi, kes võib-olla neid asju rohkem väärivad, kui selline tänamatu inimene. Ja sellega ma siin tänasel kohal lõpetan. Sa issand, eks näis, mis järgmise kord tuleb. Ja kas tuleb järge või tuleb mingid laululugusid. 2 laulu ootavad oma järge. Aga ma ei ole selle jaoks nagu... Ma loodan, et äkki järgmine nädal enne, kui september peale hakkab, muidu lähevad see nagu päevakajalised laulud lähevad nagu ära, kuigi jah, võib-olla tuleb vananaiste suvi peale, aga need on sellised, praegu käib jah. Teil on seal vihma sajab ja põllumehed ei saa koristada, põldudel on jama ja mina küsisin täna oma ühe sugulase käest, kellega ma rääkisin, et mis asi see vihm on, sest meil oleks hädasti vihma vaja, aga ei ole. Aga teisipäevast lubatakse meil ka, eelprognoos näitab, et 2 nädalat järjest sajab, eks me näe. Siis ma saan jälle teada, tuletatakse meelde, mis asi vihm on. Ja siis ma saan kastmisest lahti. Nii et ilusat õhtu jätku ja vabandust veel kord kõigi ees, kellele see asi ei meeldi, ka mulle ka ei meeldi. Ma ei tee seda hea meelega. Aga ma tulen alati inimestele vastu, et kui ikka väga tahetakse, siis ma söön oma sõnu ja ma olen ka nõus jätkama. Nii kaua saate, kui te küsite. Aga kui te lõpetate oma küsimise ära ja jääte vait, eks ole, võtta, siis mul ei ole enam teile ju midagi anda. Aga ennast mõnitada ma ei lase ja ennast minu mainet kahjustada, mida te seal usinasti püüate teha. Nii et selle kohta on eraldi menetlused. Mainekahjustus, reklaami edastamine ja nii edasi. Nii et mul on siiralt kahju, et tegelikult kui see Nopri seal nii väga kuulus ja hea firma on, et ta nüüd on sellesse kistud, eks ole. Kurb. Ääretult kurb. Aga kõike head, kõike kaunist. Ja unistagem suurelt
ärge planeerige nii palju, sest nagu te näete, ma plaanisin, et ma enam ei tee selliseid teemal videoid, aga plaanid lähevad vastu taevast, aga unistame edasi, sest unistused võivad taevast alla tulla potsti ühel päeval. Nii et mina hakkan nüüd suurelt unistama hoopis. Esimene unistus saab see olema, et sulale tuleb siiski midagi targemat pähe. Ja ta lõpetab selle minu mainekujunduse seal meie raadios ära. Ja oleks ehk rohkem tänulik selle eest, et midagi jääb talle ju siiski alles. Kuigi jah, mõned asjad tuleb talle ära jagada, aga võt nii. Tšau, pakaa ja olge terved ja tervitatud.